Mina Jaak Luske jätkuvalt ja täna mul on rõõm teile esitleda siis koostöös kirjastusega hea lugu ilmunud raamatut Kroonitud pead Eestit külastamas. Ja see on tegelikult meil juba selle kirjastusega päris mitmes koostööprojekt. Kui me varasemalt oleme uurinud Eesti hävinud olulisi ehitisi, näiteks siis nüüd juba kuskil 1,5 aasta eest tegi kirjastus tegelikult väga põneva pakkumise, et me arutasime, et millest võiks järgmine raamat kõneleda siis seoses Eesti ajalooga. Ja just kirjastuse poolt tuli see mõte, et võtaks ette Eestis käinud, Eestit külastanud, Eestis sõdu pidanud kroonitud pead, monarhid, kuningad, keisrid, vürstid, nendega koos kahtlemata ka see õnnem pool, keisrinnad, printsessid, kes siin kõik on olnud eri põhjustel. Igal juhul oli see väga põnev väljakutse ja väga pikalt mõtlema jaganud. Tegime kokkuleppe ära, hakkasin kirjutama, avasin arvutis faili, hakkasin materjali otsima, koguma, analüüsima. Ja mis oli minu jaoks üllatuslik, et tegelikult väga põnev teema, aga niisugust terviklikku käsitlust Eestit külastanud monarhidest tegelikult ei ole. Jah, on päris mitu niisugust põhjalikumat uuringut Eestiga seotud ühest ja teisest auväärt valitsejast. Ja neid on tõesti terve rida, aga niisugust üle aegade kokkuvõtet pole varem keegi ette võtnud. Et tuli mul siis see töö ette võtta endal ja kahtlemata ma pihta hakkasin siis mõningad lood on ju väga tuntud, kas või Tallinna teoses Peeter Esimene või Gustav Tein Adolf, kelle osutatud koolides ma olen õppinud. Et mingid lood on väga tuntud, liiguvad rahva seas ringi, aga kui minna nagu süvitsi, siis tegelikult oli ka mulle hästi palju avastamisrõõmu või mitte taasavastamisrõõmu, sest mõned lood olid endal, hakkasid juba meelest ära minema. Ja veel kord mõningad lood, vähemalt minu jaoks oli niisugune tore avastus, et neist ei ole väga pikalt kirjutatud või ei ole üldse kirjutatud. Et oli tõepoolest ka väga palju avastamisrõõmu. Ja niimoodi see raamat siis aasta jooksul sündis, neid lugusid tuli ka vaikselt juurde ja hakkasimegi pihta nendest kõige vanematest kaugesse muinasaega ulatuvatest lugudest. Kas või, eks oleme umbes aastal 600 pärast Kristust kuskil Läänemaale on maetud Rootsi kuningas Ingvar, tema peaaegu müütiline haud. Siis, eks ole ju Skandinaavia saagades on juttu sellest, kuidas 10. sajandil siis saarlased röövisid tulevase Norra kuninga ja tema ema. Ja nad mõlemad olid siinkandis pikalt orjapõlves, kuigi selle lool on õnnelik lõpp. Või kas või, eks ole, Saaremaalt Salmest leitud 2 laevamatust, kus arheoloogide hinnangul on nähtavasti ka maetud üks viikingi pealikest, kes võis olla kuningas, aga enam seda päris lõpuni ei tea. Et jah, need kõige vanemad lood ulatuvad muinasaega on võib-olla seotud otsapidi ka selliste müütidega, kuigi seal kahtlemata on taga nähtavasti ka päris lood. Ja siis juba alates 13. sajand, eks ole, seoses ristisõdadega sattus neid kroonitud päid siia järjest. On siit igal juhul käinud üle suured sõjad, lahingud, päris mitmed monarhid on siin isiklikult käinud siis võitlemas sellest maarapi pärast. Et jah, et alates 13. sajand on meil juba ka kirjalikke allikaid palju rohkem. Me oleme, eks ole, Tallinnas, mis on ju Taani kuninga asutatud linn, Valdemar II võitja ja tema siis, eks ole, see kuulus sõjaretk 1219. Muide, mida peetakse Tallinna esimeseks kindlaks, esimeseks mainimiseks. See lahing on ikka murdepunkt, eks ole, kus lõpeb siis muinasasula lugu ja hakkab keskaegse Hansalinna Reivali lugu. Ja kuidas, eks ole, see väga kauge lugu
jõudis tänapäeva, ehk ma olin tegelikult raamatut lõpetamas, kui tuli info selle kohta, et tänane Taani kuningas koos kuningannaga on Eestisse tulemas, et see oli nagu hea lugu, millega lõpetada, sest tõepoolest, kui me hakkasime nagu arvutama ja vaatama, siis viimati käiski võimul olev Taani kuningas Tallinnas, Taani kuninga asutatud linnas 807 aastat tagasi, seesama Valnemaa teine võitja. Et kui pika tegelikult pinnaga need lood on. Et tõepoolest, eks ole, eelmine kuninganna käis 3 korda, on käinud Taani printsid, on käinud Taani kuningas ka vahepeal Saaremaal, aga tõesti Tallinnas enam kui 8 sajandit ei olnud võimul olev siis Taani monarh. Ja täpselt nii kuningas käinud. Et jah, et mõned lood tegelikult jätkuvad tänapäeval, võib-olla tulevikus. Ja ega need valitsejad on siia sattunud kahtlemata erinevatel põhjustel. Jah, on väga palju sõjakäikusid, võtame kasvõi, eks ole, nende vana Vene vürstide sõjakäigud, millest on siin ka juttu. On tuldud sõjaga, aga on tuldud ka, eks ole, kui juba maaisandad, kohalikud, eks ole, valitsejad, on siit läbi sõidetud. Võib-olla kõige kuulsam lugu on ju 15. sajand 1472, kui siit Eesti alapõlt sõitis läbi siis Zansi viimane printsess, et astuda abiellu Moskva suurvürstiga. Ja pärast seda, eks ole, hakkaski Moskva pidama ennast 3. Roomaks ja paraku peab seda tänase päevani. Nüüd jällegi, eks ole, kuidas need lood kanduvad tänasesse päeva. Ja väga paljud monarhid on käinud siin hukkamas, kui me võtame kas või Romanovite loo. Romanovid on üldse kõige kauem Eestit valitsenud, eks ole, suguvõsa. Nendega on terve rida lugusid. Peeter Esimene, kes tuli sõjaga, aga tegelikult ta veel enne Põhjasõda muide sõitis Eesti alalt läbi, kui tema siis see kuulus Euroopa reis. See oli esimene, kus Peeter Esimene siia kanti sattus, siis tuleb, eks ole, Põhjasõda. Ja pärast seda ta ka käis ju siin veel korduvalt, kui Eesti alad olid juba nagu alistunud. Katariina Esimene, kes on siin lausa elanud, kes on siin lapsi sünnitanud, kes, eks ole, tegelikult oli pärit lihtrahva seast ja hiljem tõuseb Vene impeeriumi keisrinnaks, Vene ajaloo põnevama saatusega naisi ja siiamaani vaidleme, et kas ta oli Leedu, Läti või Eesti päritolu, aga igal juhul pärit lihtrahva seast. Ja nüüd, eks ole, siis väga põnev hetk on muidugi möödunud sajandi algus ja ütleme veel ka 19. sajandi lõpp, kus Euroopas, eks ole, vaikselt kerivad pinged, esimese maailmasõja eelne aeg, kus siis Euroopa suurriigid omavahel teevad liite, sõlmivad sõjalisi koalitsioone ja just siinsamas Tallinna reidil, aga ka Paldiskis toimuvad väga olulised tõesti maailma ajalugu, maailma poliitikat muutnud sündmused, tippkohtumised, kus siis Vene keiser kohtus 3 korda Saksa keisriga, kohtus Prantsuse presidendiga muide ka, aga siis sinna vahele jääb 1908, kui siin Tallinna reidil Briti kuningas Edward VII kohtub siis Nikolai teisega. Et see on jah esimene kord, kui valitseja siis Briti monarh on Eesti aladel olnud 1908. Selleks oli jätk oli siis 2006, kui kuninganna oli Tallinnas. Tema sündis saab nüüd just, eks ole, 100 aastat ja kaasaegsed Briti kuningliku perekonna liikmed, kaasa arvatud võimulev kuningas on ju tegelikult Eestis käinud, mõnedki korduvalt, mis näitab tegelikult kaasajal Eesti-Briti häid suhteid ja muidugi põhjus see, eks ole, Briti liitlased on kaitsmas siin meie iseseisvust, on meie olulised liitlased NATO-s. Ja väga oluline muidugi on see, kui sünnib Eesti riik 108 aasta eest. See esimene paarkümmend aastat, kui oma riiki anti, ega neid monarhia sattus see väga harva. Muidugi väga kuulus on siis Rootsi kuninga Gustav V riigivisiit aastal 1929 ja siis 30-ndatel käisid 2 Rootsi printsi siis Eestis oli Tartu Ülikooli suur juubel 300 aastat aastal 1932. Ja siis tegelikult ongi kõik ja tuleb juba Nõukogude aeg
kus me olime osaluses suletud impeeriumis, pealegi okupeeritud territoorium, kuhu neid riigipäid väga harva sattus. Ja tõesti ainuke siis Nõukogude aja kuninglik külaskäik on väga kuumal teemal, kui 1972 käib siis Eesti NSV pealinnas Iraani šah koos keisrinnaga. Et see on väga tuntud lugu. Ja siis algab uus iseseisvusaeg, see viimane 35 aastat, kus me oleme olnud taas maailmakaardil, on siia tulnud eri siis nii-öelda formaadis külaskäikudele terve rida kroonitud päid. Ja me leidsimegi, et need uue siis iseseisvusajal, uue Eesti aja visiidid on toodud raamatu viimases peatükis sellise nimekirjana, sest tegelikult sellest uuest ajast saab kunagi, ma arvan, täiesti uue raamatu ette võtta, ja kui väga aus olema, olen hakanud seda vaikselt kirjutama. Sest kui ma vaatan teid, me kõik seda viimast 35 aastat mäletame, aga on peale kasvanud terve põlvkond noori, kes enam, eks ole, 90. sajandi algust ei saa mäletada, kuna neist pole veel olemas. Nii et tegelikult ka see uus Eesti aeg on juba saanud ajalooks, väga väärikaks peatükiks Eesti ajaloos. Nii et jah, et need uue ajalood, ma arvan, siin aasta-paari jooksul saab ka lahti kirjutatud. Et selle raamatu eesmärk ei olnud Eestis käinud kroonitud peades nagu anda väga põhjalik ülevaade. Pigem nagu keskendutagi nendele siis lugudele, kui nad on olnud Eestis ükskõik mis põhjusel, et rääkida just nende nagu sidemetest Eestiga, miks nad siia tulid, eks ole, mida nad siin tegid, mis nendega juhtus. Ja jällegi meil mõnest valitsejast on niivõrd palju, võtame kas või Peeter Esimese, eks ole, et tuli teha ka mingisugune valik nendest lugudest. Et jah, pigem just ongi keskendutud siis sellele sündmusele, mis selle valitseja Eestisse tõi. Kui rääkida veel nendest külaskäikudest, mis minu enda jaoks olid nagu uued ja üllatavad, siis üks väga põnev on Preisimaa printsi Heinrichi külaskäik 18. sajandil, toona siis Vene impeeriumi koosseisu kuulunud Eestimaale ja Liivimaale. Jällegi ta, eks ole, muidugi eesmärk oli jõuda Piiterisse, ta sõitis siit läbi, aga ta siin peatus ja teda Tartus võeti väga pidulikult vastu. Et see oli mulle nagu uus lugu. Ja teine on siis aastast 1930, kui Siiami prints ja printsess käisid Tallinnas, olid siin 4 päeva. See oli nende suurem turnee Euroopas. Siiami prints ehk siis Tai prints tundis põhjalik huvi Eesti riigivalitsemise korra järgi. Ja mis oli niisugune tore seik, et see Siiami prints, kes oli siis toona võimul olnud kuninga venna poeg, tema oli hästi väikest kasvu mees. Nii et kui tema visiit jätkus Riias, siis teda peeti 10-aastaseks poisiks. Ütleme, ma olen ka 26-aastane ja värskelt abiellu astunud. See oli ka mulle täiesti uus lugu, mille me oleme suuresti unustanud. Ja muidugi selle raamatu puhul ikkagi oluline on ka need illustratsioonid. Et kui me viimases 150 aastas on olemas ka üldjuhul fotomaterjal või vähemalt väljavõtted ajaleheartiklitest, võtame kas või selle Siiami printsi külaskäigu. Siin on üks pilt aastast 29, kui mööda Narva maanteed, siis sõidab Rootsi kuninga korteež ja teda siis võttis vastu toona riigivanem August Rei. Aga kui me läheme muidugi kaugemasse minevikku, siis on muidugi, eks ole, pilte nende valitsejatega seotud hoonetest. Siin, eks ole, Peeter Esimese maja ja Kadrioru koloss. Aga ajas, kus fotokunsti ei olnud, tuleb nappi kahtlemata maalikumist, et siin on ka paljud siis reprad, et toimetaja nägi ka sellega vaeva, et leida asjakohased ja põnevad siis illustratsioonid, kas siis reprad
fotod. Et sellisena see raamat sündis, ma arvan, annab niisuguse kiire põneva niisuguse ajarännaku tõesti siis kaugest muinasajast kaasaega välja. Ja nagu öeldud, see raamat eeldab siis järge, et need uue aja lood saavad siis kunagi omaette raamatuna kaante vahele ja võib-olla selle aasta paari jooksul Eestisse satub veel mõni kroonitud pea, ma olen peaaegu kindel, et satub, sest Eesti riik elab õitseb teatavasti igavesti. Et meil küll Eesti ajaloos oma kuningat ei ole, aga nähtavasti mõningaid meie muinasaegseid vanemaid on kutsutud ka kuningateks. Väga ju kuulus või kurikuulus on siis Eesti kuningate tapmine Jüri ülestõusu käigus Paide linnuses. Et jah, et väga võimalik, et meie muinaspealike vanemad on kutsutud ka kuningateks, aga üks väga põnev seik Eesti ajaloos on Saaremaa saatus pärast ristisõda. Sest teatavasti 1227 saarlased alistusid mõõnavendadele, sakslastele, mitte neid keegi alistatud. Ja seetõttu kuni Jüriööni ehk enam kui sajand Saaremaal jäi tegelikult võim Eesti soost vanemate kätte, muidugi tuli lasta ennast ristida, aga ehitama kirikuid, aga võim oli eestlaste käes, maa kuulus jätkuvalt meile. Et me Saaremaa puhul nagu näeme, siis kuni Jüriöö ülestõusuni, milline umbes võinuks välja näha keskaegne kristlik Eesti kuningriik või vürstiriik. Et meile seda võimalust ei antud, eks ole, me küll selles ristisõdades pidasime päris pikalt vastu, aga nendest ühtset Eesti riiki toona ei kujunenud. Nii et need kuningad, keisrid, kes on siin valitsenud, on kõik olnud, eks ole, võõrastatud päritolu, aga kuna Eesti asub strateegiliselt väga olulises kohas või on asunud, siis on tõepoolest mitmed kuningad, keisrid, vürstid pidanud selle maa pärast väga tõeliseid lahinguid ja soovinud olla selle maa isanduteks. Ja meil on teatavasti ka ju, eks ole, Eesti ajaloos olnud hetki, kus on lausa meie Eesti alad ju kuulunud, eks ole, erinevatele kuningatele, keisrite korraga. Nii et igal juhul üks niisugune põnev peatükk ja oluline peatükk Eesti pikas ajaloos on saanud kaante vahele, võib-olla kunagi keegi võtab ette niisugune põhjalikuma uurimuse, aga sellistele ajaloo fännidele, ajaloohuvilistele niisuguses populaarteaduslikul moel on see lugu saanud kaante vahele. Mulle jubedalt meeldib selle raamatu kujundus, millest väga esteetlik, väga millal kuninglik värv. Kuninglik ja mina muidugi olen selle raamatu pühendanud omaenda kuningannale, Kristile. Vot, et selline raamat ja on rõõm teda teile esitleda. Kas sa selle käigus tuvastasid midagi rohkem, kas selliseid läbisõiduvisiite või eesmärgipäraseid siinse piirkonna külastusi? Jah, et mu käest on ka küsitud, et mitu siis seda kroonitud pead Eestis käinud on. Ega ma seda numbrit pole täpselt kokku lugenud, seda võib-olla ongi kohati ka päris raske teha, võib-olla mõningad lood, päris mitmed lood jäävadki nii kaugesse minevikku, et selle kohta pole ka kirjalikke allikaid. Ja siin raamatus lisaks tõesti siis nii-öelda võimul olnud monarhidele, kes on Eestisse sattunud eri põhjustel, on ka juttu nende siis perekonnaliikmetest, kes on Eestis käinud. Vene keislite perekonnad ju on Eestis pikalt puhkamas käinud ja oli ka terve perekond siin, et neid kroonitud päid ja nende perekonnaliikmed ikka kümnete kaupa on siin Eestis olnud. Ja veel kord, seda on arvanud päris raske öelda, et kui palju on tulnud sõjaga, palju on tulnud rahuajal lisandutena. Et ikkagi pärast Põhjasõda, eks ole, kuni siis Esimese maailmasõjani, kus oli pikem nagu rahuaeg õnneks. Ehk siis seda, mida me teame Eesti ajaloos saariajana, et
siis tuldi peamiselt, eks ole, rahumeelselt, aga see eelnev aeg on ikkagi väga niisugune sõdade rohkem, kui me võtame siis vara, uusaja ja muinasaja. Ja nüüd kaasajal kahtlemata taas jälle rahumeelselt. Missuguse riigi käiga või rohkem käinud? Sa ei pea numbrit ütlema lihtsalt, kas on käinud rohkem rootslasi, venelasi? Ma arvan ikkagi kõige rohkem romaanoid. Nad lihtsalt nii pikalt, eks ole, olid meie maalisandateks, kuna ka, eks ole, nende uus nagu pealinn Piiter rajati niivõrd Eestile lähedale, siis oli hea käia, mereäärne piirkond. Et jah, kõige rohkem kahtlemata on käinud ka Vene siis keisrliku perekonna liikmeid. Aga muidugi, kui me lähme, eks ole, ka natukene kaugemasse minevikku, siis on, eks ole, nende vana-Vene vürstide sõjaretked, mida on ka ju terve rida, kus ikkagi tuldi nagu sõjaga, on siin palju tehtud kurja. Meil ju kohe 4 aasta pärast saab Jaroslav Targa kuulikuulsast sõjaretkest 1000 aastat, kus ta siis teatavasti vallutas eestlaste käest Tarvatu ja Tartu linnuse, põletas selle maha, eks ole, rajas sinna oma kantsi järgmiseks 39 aastaks, mida me siis peame Tartu esmamainimiseks, aga tegelikult on see Tartu linnuse hävitamise, mahapõletamise aastapäev. Aga kahtlemata oluline, kuna ma olen kirjutanud ka lastele eraldi raamatu kunagi Eesti ja Venemaa suhetest, siis ma lugesin kokku, et selle viimase 1000 aasta jooksul on kas terve Eesti või suurem osa Eestit kuulunud Vene riigi koosseisu, ükskõik mis nime see impeerium on kandnud või see riik, kuskil 325 aastat. Ja seal kahtlemata on palju vägivalda, on ka, eks ole, kultuurisuhteid, majandussuhteid, on tuldud siia puhkama, eks ole. Et ega sellest Venemaast ei saa üle ega ümber ja oma, ütleme, naabrite ajalugu tuleb nagu igal juhul tunda. Jah. Kas sul oli mingi selline seik ajaloos, kus tuvastasid, kus see on kindel, et kas kroonitud pea käis või ei käinud, aga oli 50-50 võimalus. Mõtled nagu siis keskaasta varasemast uudeajast. Oli seal selliseid nagu ähmatud juhul? Ega neesama, et ma võtan, eks ole, selle Ungari loo, kui me võtame, eks ole, selle Saaba loo Norra tulevasest kuningast. Et meil on, eks ole, need väga ähmased teated, kus võib olla natuke, eks ole, juures fantaasiat, natukene müüti, aga seal nähtavasti see nii-öelda see lugu iseenesest on juhtunud. Et veel kord sellest muinasajast meil lihtsalt kirjalike teated allikad on, et mõni üksik, eks ole. Et ega niisuguseid võimalikke müütilisi sõjaretki on veel, kui me räägime siis ristisõdade eelsest ajast. Aga alates jah, 13. sajand on ikka asi palju kindlam. Ja mõnest, eks ole, sõjaretkest ongi ainult mõnes, ütleme, vanas Vene kroonikas üks lause ja rohkem nagu ei ole. Ja me isegi päris täpselt ei tea, kas see vürst oli siin ise kohal või tuli siis, ütleme, sõjavägi, eks ole. Et aga vähemalt on need olulisemad sõjaretked seal, eks ole, kirjas. Et jah, et 13. sajand on nagu oluline murrak, siis tuleb juba kirjalik allikad palju rohkem. Väga hea küsimus. Küsin siis Elu24 numbrimist ka, et kas on mõni selline skandaalne lugu ka olnud mõnest kroonitud pea visiidist Eestisse, kus siis nagu võib-olla üritati varjata või mida ta tegi siin või siis oli selline natukene mitte kõige valgust kartanud teada, on mingi selline skandaalsem lugu ka? Toona, eks ole, seda kroonikat veel ei ilmunud. Seda Kõmu ajakirjandust, eks ole, on ütles uus asi. On üks tore legend, et Peeter Esimene, kes käis ju Eestis ja Tallinnas mitu korda, et ta on ka käinud Tallinnas ühes pulmas, ühes siinses Tõnismäel asunud Suvemõisas ja eks tal ikka meeldis pidutseda, meeldis võtta ka kärakat, nii et ta olevat jäänud sinna magama, sinna pulmamaide siis. Ja jällegi meil on, eks ole, ju Peeter Esimese pärandina Kadrioru loss ja ka Peeter Esimese maja, sest Peeter ise ei näinud ära Kadrioru lossi valmist, enne ta suri maha. Aga tõepoolest Katariina Esimene on siin väga
pikalt olnud ja oodanud ka nende ühiseid lapsi. ja muide ka näiteks Rootsi kuningas Gustav II Adolf on lapsepõlves koos oma emaga elanud mõnda aega Tallinnas. et osade tõesti valitsejate suhe nagu Eestiga on olnud päris nagu tihe. aga kahtlemata on terve rida lugusid, mis on lihtsalt läinud ajaloo hämarustesse, mille kohta me lihtsalt ei tea, kuna selle kohta puuduvad kirjalikud allikad. aga eks see ikka juhtus jah, sest ega kõik need kroonitud peavad on ikkagi olnud õhtu lõpuks inimesed ja nendega juhtub asju. veel küsimus? Kadrioru lossi juba mainisid, et küsiks sellise naljaka küsimuse, et kellest on kõige rohkem siia kinnisvara maha jäänud? keisritest ja kuningatest. ega muide, kui sa räägid veel Peeter Esimesest, siis kui me seda lossi kõik väga hästi teame, keiserlikku parki, siis palju vähem teatakse seda, et vanalinnas Oleviste kõrval Tolli tänavas, kus praegu on linnaarhiiv, sinna ehitati kohe pärast seda, kui Tallinn alistus Peetrile 1710, hakati ehitama siis vanalinna Tolli tänava äärde Peeter Esimese linna paleed. sest eks ole, selle nii-öelda keisriliku lossi ehitus võttis kauem aega ja Peeter käis väga tihti siin. aga selle Peeter Esimese linna palee ajalugu jäi üpris lühikeseks, sest Peetripäeval 1757 oli siis suured pidustused, tehti ilutulestikku ja asi läks käest ära ja see palee süttis ja põles maha koos naabruses olnud hoonetega, näiteks kõrval asuv Hoburiski põles. nii et see tänane maja, mis seal Tolli ja Laia tänava nurgal on, et selle osad müürid on selles siis varasemas Peeter Esimese linna palees. et jah, et kindlasti ikkagi see romaanide pärand on kõige tugevam ja kõige rohkem ka alles, sest nad olidki ikkagi niivõrd pikad siinkandis maalisandateks. nii, on veel mõni küsimus? minul on sellesama teema jätkuks, et kas üks asi on see, et kroonitud pead, kes on külastanud Eestit, aga kroonitud peadel on ka igasuguseid muid perekondlikke või ka selliseid legendilähedasi sidemeid Eestiga, mida vahel kuskil mõnes saates või artiklis on käsitletud, et kas sa oled ka seda teemat vaadanud selle käigus näiteks? jaa, mul on see plaan, et kui ma võtan nüüd ette need uue aja visiidid, mida on tõesti, eks ole, päris pikk nimekiri, siis lisaks sellele, et ma neid külaskäike kirjeldan, ma just tahan ka nende siis tänaste kuninglike perekondade valitsevate dünastiatega muid või ütleme varasemaid sidemeid nagu Eestiga uurida, ka need kirja panna, sest ega kõik need kuninglikud perekonnad omavahel on tegelikult hästi lähedalt seotud omavahel suguluses, et ka neid nagu sidemeid Eestiga otsida, et kaasaja lood, eks ole, tihti algavad kaugemas minevikus, eks ole, sama näide sellest Taani kuningast. ja mul ka endal uuest ajast on päris mitu kokkupuudet Eestis käinud kroonitud peadega. kõige esimene riigivisiit oli aastal 1992 kevadel jah, kui siis tänane Rootsi kuningapaar esimest korda Eestis käis, see oli üks tõeline suursündmus, tänavad olid rahvast murdu. toona elasime Tartus perega ja me õega läksime siis ülikooli peahoone lähedale siis seda kuningapaari ootama ja pidi siis liikuma jalgsi mööda tänavat ülikooli peahoone taha, kus taas avati Gustav II Adolfi mälestusmärk. rahvast tõesti murdu ja me nägime nüüd päris lähedalt möödumas ja siis, kui kuningapaar mööda läks, kogu see rahvas hakkas kaasa liikuma. ja minu väike õde, kui oleks mind, oleks nähtavasti seal niimoodi tallutud maha. et see läks päris käest ära, mis ütleme näitab, kui oodatud, eks ole, see külaskäik oli. ja ma arvan, et need teised lood, minu enda lood uuest ajast, nendest me räägime siis, kui tuleb selle raamatu järg kunagi siis järgneva paari aasta jooksul. aga jah, et need lood pole mitte veel lõppenud. kinnisvararubriigis siis, et siin oli küsimus sellest, et kellel on kõige rohkem kinnisvara, kui rääkida mõisatest. Eestis mõisad olid siis eramõisad või siis riigimõisad lõpuks, et
kas mõne kroonitud peal oli siin ka eramõisas mingi suveresidents või talveresidents, mis kuulus sellele perekonnale või? No ikkagi kõige olulisem keisrlik residents on ikkagi Kadrioru loss. Aga on ju üks väga kuulus lugu, millest on seal juttu. Nimelt siis Keila Joa mõisas on sündinud Vene keisrlik hümn. Sellega näitatakse tihedaid sidemeid Eesti ja siis Piiteri vahel. Et jah, et see romaanomite peatükk on väga oluline selles loos. Just eelkõige see, et nende Kiisa pealinn oli niivõrd lähedal, et sidemed olid eriti tihedad ja see jälg on tõesti väga tugev. Sa mõtled siin seda Božet Tsarja Hraninit? Kas kroonitud pead, kes külastasid, on siia kalleid ja huvitavaid kingitusi ka maha jätnud või ei ole midagi? Nad on teinud siin üksteisele kingitusi. Jah, just. Et kui me rääkisime sellest, et see möödunud sajandi alguses Vene keiser kohtus, eks ole, Saksa keisri mitu korda, Briti kuningaga, Prantsuse presidendiga, siis muidugi tehti ka kingitusi. Siin, mis täpne kontekst pole nüüd peas, aga siin oli just selles samas sarjast oli üks väga põnev kingitus siis Vene keisri poolt, siis saksalise keisrile. Et seda see lugu saab lugeda, üks väga eriline kingitus, siis möödunud sajandi alguses. Ikka tehti. Nii, aga mina soovin teile head lugemist. Kes soovib sealt täna soodushinnaga raamatut osta, saab muidugi autogrammi, mis pole küll kuninglik, aga ikkagi ajalooline. Ja veel kord üks väga oluline peatükk on Eesti ajaloos saanud kante vahele ja uue ajalood ootavad alles lahti kirjutamist. Ma tänan teid toreda seltskonna eest, väga heade küsimuste eest ja lugemist. Aitäh teile! Nii, nüüd raamatut ostma.